Ilusat päeva, armsad valgusolendid ja tere tulemast Valguse kanalile. Mina olen Kaia-Liisa Reinut ja tänase video pealkiri on välja valitud põlvkond. Väga paljud sellised prohvetid on rääkinud niinimetatud välja valitud põlvkonnast. Ja kui sa sündisid aastatel 1957 kuni 1977, mõnede eranditega, tegelikult ma tean isiklikult väga palju erandeid, kes on varem sündinud või hiljem sündinud sellest 20-aastasest vahemikust. Aga kui sa oled tundnud kogu elu seda närivat tunnet, et sa päris hästi ei sobi, kui sul on võime näha läbi süsteemide, mida teised pimesi aktsepteerivad, siis sa oled selles niinimetatud põlvkonnas, teatud põlvkonnas. Ja ehk siis ka näiteks Edgar Cayce nägi ette sellist hingede rühma, hingeperekonda, kes saabusid põhiliselt nende 2 aastakümne jooksul. See ei tähenda, sa ei sündinud lihtsalt kaootilisse aega, vaid sind valiti vaimselt välja selleks perioodiks. Ja neid nimetatakse nimetatud tõlkijateks, iidseteks hingedeks, kes vabatahtlikult astusid sillaks vana ja uue maailma vahel. Nimetatakse selle teadvuse X generatsiooniks. Nendeks nimetatakse varjutöölisteks, kes hoiavad ust lahti samal ajal, kui inimkond läbib kõige ohtlikumat üleminekut, milleks on praegune aeg. Ja huvitaval kombel mina olen sündinud 1967 ehk siis täpselt selle kahe aja vahepeal ja ka minu enda sünnikaardis on täpselt ära öeldud, et minu ülesanne on käia 2 maailma vahelisel õhkõrnal teel, õhkõrnal sellisel niidi peal, olles mõlemat poolt, mõistes mõlemat poolt, nähes läbi mõlemalt poolt ja olles võimeline siis selgitama, nii nagu ma olen ka öelnud, et mul on huvitav võime seletada vaimse maailma asju läbi nii-öelda teaduslike lähenemiste ja vastupidi teaduslikke asju seletada läbi energiate, läbi vaimse maailma, läbi hingetasandi ja nii edasi. Ja läbi selle, kusjuures ka minu nimi ju, mis koosneb 2 nimest, Kaia ja Liisa, väljendavad seda võimet, seda ülesannet, milleks ma olen siia tulnud, sest minu vanemad valisid ju mulle selle nime. Isa pani Kaia, ema pani Liisa. Kaia on selline materiaalne, süsteeme loov osa minus ja Liisa on selline hõljuv vaimse poole nägija. Ja mu vanemad ei teadnud nendest asjadest ju mitte midagi. Aga nii nagu ma olen rääkinud, inimesed valivad või vanemad valivad alateadlikult, laevad alla nime lapsele läbi selle hinge ülesande, milleks see hing on tulnud kehasse ja sündinud siia maailma ja see on väga pikk teema ja sellepärast kui sind huvitab, siis nimenumeroloogia eluülesanded, see kursus on üks väga vahva kursus, millest sa saad enda nime kohta nii mõndagi teada ja ka oma eluülesande, milleks sa oleks siia tulnud. Et lihtsalt see teema, et läheb nii paljusid teemasid nii-öelda puudutab see meie kelleks me oleme siia tulnud ja miks. Ja ehk siis me räägime sellest just, et miks me miks me oleme siia sündinud sellel perioodil ja tänu sellele mul on tehtud üks värske seminar pealkirjaga. Pealkiri ongi välja valitud põlvkond, pluss me aktiveerime selles seminaris ka teatud koode, ehk siis me räägime just sellest põlvkonnast ja isegi siis, kui sina ei ole sündinud nende aastate vahel, siis kindlasti sul on kas ema või isa sündinud nendel aastate vahel või vanaema või vanaisa või sinu lapsed on sündinud või lapselapsed nendel aastatel, et sa mõistad neid palju-palju paremini, mis ülesandega nad on siia tulnud,
mis tüübid need selle X-generatsiooni inimesed on. Ja selles seminaris me räägime sellest, et miks sa oled nii-öelda see teadvuse evolutsiooni teerajaja, miks sa kaasa arvatud, miks sa teed mingit sellist, miks sul on selline missioon, mille kohta sa ei pruugi isegi tunnustust saada. Me räägime sellest, et mis on sinu autoimmuunprobleemide või kroonilise väsimuse põhjus. Et kuidas see sinu kosmiline keha peab kohanema praeguste energiatega. Me räägime sellest selles seminaris, miks sa oled vanade paradigmasüsteemide suhtes niinimetatud allergiline. Me räägime nii-öelda ka sinu nii-öelda miks sa oled nii-öelda oma 20. või 40. eluaastates suure tõenäosusega teinud sellise hingevahetuse, et kui sa ei ole sündinud alguses sellesse missiooni, siis ühel hetkel sa avastasid, ma olin 35, suhteliselt hilja. Paljud on avastanud palju varem seda, et teinud sellise kannapöörde või mõistnud, et sinu ülesanne on mingit muud asja teha. Miks sa oled see, kes aitab teisi ja sa võib-olla aitad ka neid, kes tervendavad teisi. Ehk siis me räägime sellest meie praegusest sinu missioonist, milleks on üleminek tegemiselt olemise sagedusele. Ja kindlasti sa oled tundnud, et sa elad korraga, sa võid olla tundnud seda, et sa elad korraga justkui nagu mitmel ajaliinil. Ja miks sa oled pidanud tegema läbi nii raske lapsepõlve, ja miks sa oled sellest läbi tulnud. Ja me räägime kõigest nendest teemadest siis seminaril, mille pealkiri on välja valitud põlvkond, pluss me aktiveerime selles seminaris sinu koode selleks missiooniks, milleks sa oled siia tulnud. Nii et vahet ei ole, mis aastal sa oled sündinud. See ülesanne mõista seda põlvkonda või iseennast on ülimalt oluline ja see aktiveerib sinu sees olevad koodid, sõltumata sellest, mis aastaajal sa oled või aastal sa oled sündinud. Nii et kohtumiseni selles seminaris, mille pealkiri on välja valitud põlvkond ja selle seminarile saad registreeruda www.kaialisa.com/internetiseminarid. Ja kui sa esimese korraga ei saa mingil põhjusel, tekib mingi takistus, sa ei saa sellel seminaril registreeruda, kui sa oled oma nime sisestanud ja vajutanud maksma ja sealt edasi minnes tuleb mingi takistus, siis mul on sulle väga suur palve, ära tee rohkem midagi, ära teist korda proovi selle seminaril registreeruda, sest ma olen esimese korraga su andmed kätte saanud. Ja selleks, et see süsteem ei läheks nagu lolliks, siis ma palun, et lihtsalt oota, ma saadan sulle kirja juhistega, mida on vaja teha. Ja kui sa oled varem minult juba sellises olukorras kirja saanud, siis sa võid toimida täpselt nii, nagu seal kirjas on, aga registreerumine on igal juhul selles mõttes vajalik, et pane ikkagi sellele konkreetsele seminarile see oma nimi ja oma andmed ja vajuta maksma. Ja siis sa võid toimida nii, nagu ma olen varasemalt sulle kirjutanud. Ja kui see registreerimine õnnestub niisama, siis on ka ju hästi. Nii et kohtumiseni selles väga põnevas ja vajalikud seminaris, mille pealkiri on välja valitud põlvkond. Kohtumiseni.